Nüüdseks on Venemaa sõda Ukraina vastu kestnud juba üle 4,5 aasta. See on kauem kui Esimene maailmasõda ning kauem kui Nõukogude Liidu võitlus Natsi-Saksamaa vastu Teises maailmasõjas. Ja erinevalt sellest Nõukogude triumfist kujuneb see sõda tõenäoliselt üheks suurimaks läbikukkumiseks kaasaegses ajaloos, eriti arvestades 2 selles konfliktis osalevat riiki. Peaaegu iga mõõdetava näitaja järgi ei kulge see sõda nii, nagu Kreml oma rahvale lubas. Me vaatame üle tegelikud numbrid, mis on võetud Ukraina, Venemaa ja sõltumatutest lääneallikatest ning näitame, kui halvasti on see sissetung läinud riigile, kes selle alustas. Alustame numbrist, mis peaks lõpetama igasuguse vaidluse selle üle, kes selle sõja maapinnal võidab. Territoorium. Novembris 2022. Pärast seda, kui Ukraina vastupealetungid Harkivis ja Hersonis olid juba tagasi võtnud enam kui poole kõigest, mida Venemaa oli vallutanud. Sissetungi esimestel kuudel Vene väed kontrollisid umbes 108 600 ruutkilomeetrit Ukrainast. See on ligikaudu 18% riigist. Nüüd liigume 2026. aasta keskpaika ja pärast 100 000 lisakaotusi ning pidevaid Kremli väiteid Ukraina linnade vabastamisest kontrollis Venemaa umbes 116 000 ruutkilomeetrit. See on vaid umbes 20%. Teisisõnu, 3,5 aasta jooksul kestnud kurnavates pealetungides on Venemaa saanud enda kontrolli alla vähem kui 2% rohkem Ukraina territooriumist. Aga siin on konks. 2026. aasta aprillis. Sõjauuringute instituut registreeris, et Venemaa kandis sel kuul esimest korda sõja jooksul territoriaalse netokaotuse, kui me ei arvesta kuulsat Kurski sissetungi 2024. aasta augustis, mis toimus Vene territooriumil. Peamine järeldus on see, et Ukraina väed võtsid tagasi rohkem territooriumi, kui Vene armee suutis juurde vallutada. See ei kestnud kaua, sest juuniks ja juuliks suutis Vene armee taas väikest netovõitu saavutada. Aga 9 kuuks lakkas olemas tõsi see peatamatu Vene pealetung, mida Kreml on oma propagandas alates 2022 aastast müünud. Ja tasub meenutada, kui teistsuguselt see sõda algas. Sissetungi esimestel nädalatel Vene väed hõivasid mõne päevaga üle 60 000 ruutkilomeetri Ukraina territooriumi, liikudes kiiresti Kiievi suunas, enne kui nad tagasi tõrjuti. See ongi see pealetungi ulatus, milleks täielikult mehaniseeritud armee on tegelikult võimeline, kui ta riigi ootamatult tabab. Võrrelge seda praeguse rindejoonega. Konstantinovka ümbruses, Ida-Donetski kindlustatud vööndis, mida Venemaa üritas üle aasta murda, on Vene väed edenenud keskmiselt umbes 50 meetrit päevas. Pokrovski lähedal on see umbes 70 meetrit. Selliseid igapäevaseid edusamme kirjeldavad sõjaajaloolased tavaliselt 1916. aasta Sommi lahingu puhul, mis kestis üle 4 kuu, tõi lahingusse tankid ja kus territoriaalseid edusamme mõõdeti üksikute kilomeetritega. See kampaania sai peaaegu olematu strateegilise kasuga tööstusliku mõõtkavaga veresauna sünonüümiks ning Venemaa näib mõne nende edusammuga sama teed minevat. Et mõista, kui aeglane see edasiliikumine tegelikult on, aitab teha arvutused nii, nagu Forbes tegi. 2025 aasta mais. Sel hetkel liikusid Vene väed edasi umbes 176 ruutkilomeetrit kuus. Forbes tegi arvutused ja jõudis järeldusele, et sellise tempoga kuluks Venemaal kogu Ukraina okupeerimiseks 231 aastat. Sama analüüs näitas, et Venemaal oleks vaja 100 miljonit sõdurit, kui kogu elanikkond enne sõda oli 140 miljonit. Aga uuendame seda hinnangut. Kasutades Sõjauuringute instituudi andmeid 2026 aasta esimese poole kohta, edenes Venemaa 6 kuu jooksul kokku umbes 628 ruutkilomeetrit. See teeb umbes 104,5 ruutkilomeetrit kuus, mis on palju vähem kui Forbesi aasta varem kasutatud näitaja. Kui teeme sama arvutuse täna, Venemaal kuluks kogu Ukraina hõivamiseks praeguse tempoga mitte 230, vaid umbes 400 aastat. Võrdluseks, see on kauem kui aeg, mis on möödunud Vene impeeriumi asutamisest Peeter Suure ajal. Nüüd räägime sellest hinnast, mida Venemaa nende territooriumi tükkide eest maksab, sest siin lähevad numbrid tõeliselt jahmatavaks. Ukraina kindralstaabi andmetel on Venemaa lahingukaotused, hukkunud ja haavatud, ületanud 1,45 miljoni piiri 2026 aasta juuli lõpuks. Juuli ise oli kogu aasta kõige rängemate Vene kaotustega kuu, kus registreeriti 42 860 kaotust. Keskmiselt on Venemaa kaotanud ainuüksi 2026 aastal umbes 34 000 sõdurit kuus. Sõltumatud lääne luurehinnangud kinnitavad seda üldjoontes. Suurbritannia kaitseministeerium, Eesti välisluureamet, Hollandi sõjaväeluureteenistus ja CSIS Washingtonis. Kõik jõuavad arvuni, mis jääb kuskile 400 000 ja 500 000. Hukkunud venelase vahele, kokku arvestades hukkunuid, haavatuid ja kadunuid, on kokku 1,1 kuni 1,4 miljonit.
Et seda võrdluseks tuua, CSIS märgib, et Venemaa on kandnud lahinguväljal rohkem kaotusi kui ükski teine suurriik üheski konfliktis pärast teist maailmasõda. Võrrelge seda Ameerika Ühendriikidega, mis on alates 1945 aastast kõigis oma sõdades kokku kaotanud umbes veerandi sellest arvust. Ja on veel üks oluline number, mis aitab selgitada, miks Vene jalaväerünnakud näevad droonivideotes välja just sellised, nagu nad praegu on. Sõjalised analüütikud, viidates CIA hinnangutele, on öelnud, et kogenematu Vene sõduri eluiga massilise jalaväerünnaku ajal on vaid 20 kuni 30 minutit. See ei ole üldine number iga rindel oleva sõduri kohta. See viitab pigem konkreetsetele lihalaine taktikatele, millele Venemaa on üha enam toetunud, saates halvasti välja õpetatud väikesed üksused otse Ukraina positsioonidele. Nende eesmärk ei ole sageli mitte kaitseliinidest läbi murda, vaid lihtsalt tuld enda peale tõmmata, Ukraina tulepositsioonid paljastada ja laskemoonavarusid kurnata pelga kurnamise teel. Eluiga, mida mõõdetakse minutites, näitab selgelt, kui kergesti asendatavateks need ründeväelased on muutunud ja kuidas Venemaa ohverdab üha enam elusid tühise lahingulise edu nimel, selle asemel, et toetuda koordineeritud ühendrelvaliikide operatsioonidele. On veel üks punkt, mis peaks Kremlit rohkem muretsema panema kui kõik eelnev. Aastal 2026 on Venemaa igakuine kaotuste arv hakanud ületama uute sõdurite värbamise määra, mis on umbes 27 000 meest kuus. Nii et Venemaa kaotab mehi kiiremini, kui suudab neid asendada, isegi rekordiliste allkirjastamisboonustega. Ja kaotuste suhe, mis on ajalooliselt olnud kuskil 2 kuni 3 Vene kaotuse kohta iga ukrainlase kohta, on väidetavalt laienenud Ukraina kasuks koguni 8 ühe vastu 2026. Aasta esimesel poolel teatas CSIS. Võrdluseks on Ukraina kaotanud hinnanguliselt 50 000 sõdurit langenutena ja umbes 400 000 haavatut, vastavalt president Zelenski enda 2026 aasta juuli andmetele. Nii et kui Venemaa ei võida olulist territooriumi ja kaotab sõdureid jätkusuutmatult kiiresti, siis mis täpselt põhjustab selle tulemuslikkuse kokkuvarisemise? Vastus on, nagu võisite arvata, droonid. Ukraina on viimased paar aastat ehitanud üles selle, mis on aastal 2026 maailma suurim droonitööstus. 2026 aasta juulis president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina toodab aastas 10 miljonit drooni. See on tõusnud võrreldes 2023 aastal välja kuulutatud eesmärgiga toota vaid 1 miljon drooni, mida nii riigisiseselt kui ka välismaal võeti vastu suure skepsisega. Zelenski on lubanud seda arvu taas kahekordistada, jõudes 20 miljoni droonini aastas. Euroopa partnerid on nõustunud aitama laienemist rahastada. Sõltumatud hinnangud, näiteks Välissuhete nõukogu poolt, on aga tagasihoidlikumad. Hinnates tegeliku 2026 aasta näitaja 5 kuni 6 miljoni ühiku kanti. Kuid isegi see väiksem arv on sõjaaegne tööstuslik muutus, millel on ajaloos vähe pretsedente. 2026 aasta keskpaigaks Ukrainal on üle 450 kodumaise droonitootja võrreldes vaid 10 ettevõttega 2022 aastal. Need ei ole ainult odavad esimese isikuvaatega droonid, kuigi need moodustavad rindel hävitusahela selgroo. Ukraina insenerid on ehitanud spetsiaalsed püüdurdroonid, mida toodavad sellised ettevõtted nagu Wild Hornet, mis on spetsiaalselt loodud selleks, et jahtida ja hävitada Venemaa enda droone õhus. Midagi, mida Venemaa õhutõrje pole kunagi suutnud suures mahus järele teha. Ukraina on loonud maailma esimese sõjaväeharu, mis on täielikult pühendatud mehitamata süsteemidele. Ja see haru on teatanud, et ainuüksi 2026 aasta esimesel poolel on tabatud üle 800 000 kinnitatud Vene sihtmärgi, sealhulgas isikkoosseisu, suurtükiväe, õhutõrjesüsteemid ja logistikasõidukid. Ukraina kaitseministeerium on samuti omistanud mehitamata süsteemide tegevusele umbes 167 000 Vene sõduri tapmisele või raskelt haavatasamisele selle aja jooksul. See arv muudaks droonid selle sõja kõige surmavamaks relvasüsteemiks, edestades kõiki teisi relvi, millele Venemaa tegelikult oma sõjalise võimekuse rajas. Pärast lühimaa taktikaid on kesk- ja kaugmaarünnaku kampaaniate areng olnud veelgi laastavam. Need kampaaniad on jõudnud sügavale Venemaa enda majandusse. Ühes 2026 aasta rünnakus Ukraina droonid tabasid 2 suurt logistikakeskust, mis kuulusid Wildberriesile, keda mõnikord nimetatakse Venemaa vastuseks Amazonile, muutes ettevõtte jaotusvõrgu olulised osad tuhaks. Ukraina on rünnanud ka Kupodnia naftatöötlemistehast, mis asub vaid 10 miili kaugusel Kremlist ning jõudnud Venemaa suurima üksikrafineerimistehaseni Omskis, rohkem kui 2500 kilomeetri kaugusel lähimast Ukraina territooriumist. Merel teatas Ukraina, et tabas 9 päeva jooksul 2026 aasta keskel Aasovi merel üle 100 Vene laeva. See on osa sihikindlast kampaaniast katkestada Krimmi varustamine nii vee kui ka maante kaudu. Mitte midagi sellest ei juhtuks ilma Ukraina droonitööstuseta. Kuid kõige olulisem, Ukraina droonide kasutamine. 2026 aastal on toimunud üle 1000 kilomeetri rindejoonest tagapool Venemaa enda territooriumil. 2026 aasta
Keskpaigaks on Ukraina rünnanud kõiki Venemaa 10 suurimat naftarafineerimistehast, põhjustades ajutisi häireid rajatistes, mis moodustasid kogu kampaania jooksul umbes 42% Venemaa rafineerimisvõimsusest. Juunis Ukraina droonid tabasid 1 kuu jooksul 11 erinevat rafineerimistehast ja 8 kaitsetööstuse objekti. Rahvusvaheline Energiaagentuur ehk IEA hindas, et kampaania oli peatanud umbes 500 000 barreli jagu Venemaa toornafta töötlemisvõimsust päevas. See on võrreldes hinnangulise kogumahuga 6,6 miljonit barrelit päevas, mis tähendab otsest kaotust umbes 7,7%. IEA prognoosis algselt, et häired kestavad vähemalt 2026 aasta keskpaigani, kuid sellest ajast alates on taastumise ajakava veelgi edasi lükkunud. 2026 aasta juuliks. Novaya Gazeta Euroopa teatas kütusepuudusest kõigis riigi 83 piirkonnast, peale 5. Ükski teine piirkond pole sellest kampaaniast nii rängalt pihta saanud kui Krimm, poolsaarel, mille Venemaa annekteeris 2014 aastal ja mida ta on alati pidanud selle sõja kroonijuveeliks. Aga enne kui läheme järgmiste punktide juurde, kindlasti telli sõjasaade, et olla kursis kõigi uudiste ja statistikaga rindelt. Tagasi Krimmi juurde. 2026 aasta juuni lõpus kuulutasid Venemaa poolt ametisse määratud võimud piirkonnas välja tähtajatu eriolukorra, reageerides otseselt kütuse, elektri ja toiduvarude kokkuvarisemisele. Ukraina kampaania poolsaare isoleerimiseks on olnud märkimisväärselt tõhus. Liiklus mööda R280 maanteed, mis on peamine maismaa varustustee, mis ühendab Krimmi Venemaa mandriosaga, langes vaid 2 nädalaga 71% võrra. Kütus oli muutunud nii haruldaseks, et Sevastopoli elanikud seisid tundide kaupa järjekorras ainuüksi võimaluse pärast QR-koodi saada, mis võimaldab neil osta 20 liitrit Vene bensiini. Kohapealsed raportid kirjeldavad, et bensiin müüakse 3–4 korda tavapärasest kallima hinnaga, kui seda üldse saada on. Kõik see avaldab survet ainsale hoovale, mida Venemaa president Vladimir Putin on alati kõige rohkem kartnud kasutada – mobilisatsioonile. Venemaa on vältinud teist ametlikku, avalikult välja kuulutatud mobilisatsiooni pärast 2022 aasta septembri kaootilist ja äärmiselt ebapopulaarset kutset, mis vallandas massilised protestid ja pani sadu tuhandeid Vene mehi peaaegu üleöö riigist põgenema. Selle asemel on Kreml lootnud rahalistele stiimulitele ja üha suurematele allkirjastamisboonustele, mis sisuliselt kujutavad endast vaikset, mitteametlikku varimobilisatsiooni, sihtides mehi, kellel on kõige vähem õiguslikke või rahalisi võimalusi vastu seista. Kuid praod on juba näha. Ukraina luure ja sõltumatud Vene väljaanded on dokumenteerinud sõjaväealiste meeste kokkukorjamisi tänavatelt, sellistes kohtades nagu Penza oblast juba 2026 aasta jaanuaris. Värbamine Moskvas endas on väidetavalt 1/3 võrra langenud, võrreldes eelmise aastaga. Zelenski on avalikult öelnud, et Venemaa valmistab ette tingimusi mobilisatsiooni ametlikuks laiendamiseks. 2026 aasta juuli lõpus. Mõnede hinnangute kohaselt kutsutakse välja 300 000 kuni 500 000 täiendavat sõdurit. Põhjus, miks Putin on sellele nii kaua vastu seisnud, on lihtne. Mobilisatsioon rikub kirjutamata kokkuleppe, mida Putin on sõja algusest peale tavaliste venelastega hoidnud. Kokkulepe seisnes selles, et Vene elanikkond pidi lihtsalt sõda taluma ning see toimuks nende kodudest eemal ega mõjutaks nende elu. Teine mobilisatsioon rebib selle kokkuleppe lõhki. See jõuab Moskva ja Peterburi majapidamistesse, mis on seni olnud peaaegu täielikult sõja inimkaotuste eest kaitstud. Just sellepärast ongi droonirünnakute kampaania nende 2 linna vastu olnud poliitiliselt nii oluline. See näitab otse, kui kaugele Ukraina suudab ulatuda ja kui halvasti Venemaal läheb vaenlase vastu, kelle ta pidi nädalatega alistama. Kogu selle olukorra taga olev rahaline surve on sama tugev kui inimressursside surve. 2026 aasta mais. Venemaa majandusministeerium oli sunnitud avalikult alandama oma nafta- ja gaasitootmise ning ekspordiprognoose ülejäänud kümnendiks, viidates otseselt sanktsioonidele ja droonikampaaniale. Naftaeksport pidi prognoosi kohaselt langema ning ministeerium ei oodanud, et eksport taastub isegi 2025 aasta tasemele enne 2029 aastat. Ja on üks asi, mis muudab Venemaa positsiooni veelgi hapramaks. Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak on määranud Uraali toornafta hinnaks 2026 aastaks vaid $59 barreli kohta. Ja seda hoolimata sellest, et maailma naftahinnad on korduvalt tõusnud üle $100 barreli kohta. Kuna Hormuzi väin oli suletud sõja ajal Ameerika Ühendriikide, Iisraeli ja Iraani vahel, müüb Venemaa oma naftat suure allahindlusega, isegi kunstlikult üles puhutud maailmaturul. Ja Venemaa enda prognoos näeb ette, et see hind langeb veelgi, umbes $50 barreli kohta aastatel 2027 kuni 2029. Mõtle, mida see tegelikult tähendab. Praegu kõrge maailmaturu naftahind on täielikult põhjustatud ebastabiilsusest Lähis-Idas, mitte Venemaa tegevusest. See on üks väheseid asju, mis hoiab Moskva alles jäänud mõjuvõimu hinnatundlike ostjate nagu India ja Hiina üle.
Need kaks klienti hoiavad Venemaa energiatoodete eksporti elus pärast seda, kui Euroopa end sellest ära lõikas. Kui Hormuzi väina olukord stabiliseerub ja see geopoliitiline lisatasu kaob, kaotab Venemaa praktiliselt võimaluse küsida isegi neid allahinnatud hindu, mida ta praegu saab, ning tema kaks alles jäänud suurt klienti saavad veelgi rohkem läbirääkimisjõudu. Aga pöördugem tagasi tegeliku sõja juurde. Viimase 4 aasta jooksul Venemaal on siiski veel üks trumbiass, millele toetuda. Tema võime terroriseerida Ukraina linnu ballistiliste rakettidega, mida Ukraina lihtsalt ei suuda alla tulistada. See on muutunud teise poole jaoks veelgi raskemaks, kuna Ukrainal on Patriot tõrjerakettidest kriitiline puudus, mida süvendab veelgi paralleelne USA ja Iraani konflikt, mis kurnab sama ülemaailmset varu. Olukord läks nii hulluks, et president Donald Trump ütles Zelenskile, et annab Ukrainale loa toota omaenda Patriot tõrjerakette riigisiseselt. Vaid nädal hiljem Trump avaldas avalikult kahtlust, kas ta selle lubaduse tegelikult täide viib, tuues põhjuseks muret tundliku Ameerika raketitõrjetehnoloogia ülekandmise pärast, mis näitab, kui olulised on Patriot raketid endiselt droonidest kubisevas konfliktis. Kuid kogu selle aja jooksul Venemaal ei ole õnnestunud sellest eelisest kasu lõigata. Selle asemel oleme näinud, kuidas Ukraina on korduvalt lahinguväljal edu saavutanud ning arendanud välja uusi ja surmavamaid tehnoloogiaid. Seda saab seletada sellega, et Venemaal on toimunud sisemine ideoloogiline ja poliitiline nihe. 2026. aasta juulis Andrei Melnichenko, Venemaa väetise- ja söemagnaat ning üks riigi jõukamaid tööstureid, katkestas aastatepikkuse avaliku vaikimise erakordses 60-tunnises intervjuus ajakirjale The Economist. Melnichenko on dissident. Ta on inimene, kelle tehased on otseselt toetanud Venemaa sõjamajandust ja ta naasis 2023. aastal Venemaale elama. Just sellepärast, et riigist väljas äriajamine oli sanktsioonide tõttu muutunud liiga raskeks. Kogu intervjuud võiks kokku võtta kui hoiatust Venemaa elanikkonnale. Tema sõnul Venemaa eliit näeb üha enam, et sõda on jõudnud tupikusse ning Moskvas levib tõeline närvilisus, kuna sõja majanduslikud kulud aina kasvavad ja lõppu pole näha. Mõned analüütikud olid skeptilised, väites, et nii hoolikalt lavastatud ja laialdaselt avalikustatud intervjuu poleks kunagi toimunud ilma Kremli heakskiiduta. Selles mõttes toimiks see pigem kontrollitud surveventiilina, mis suunab hoolikalt kujundatud propaganda eemale avalikust mässust ja majanduslikust hukust, kuhu riik näib olevat sattunud. Kuid tõlgendus viitab samale tegelikule olukorrale. Sõda on muutunud nii kulukaks ja ebamugavaks, et isegi need, kes on oma varanduse teeninud Putini Venemaad teenides, tundsid vajadust selle kohta avalikult sõna võtta. Mida see kõik siis sõja jaoks tegelikult tähendab? Venemaa vallutab territooriumi aeglasemalt kui kunagi varem, mõnel kuul vaevu tasakaalus püsides esimest korda pärast sõja algust. Samal ajal kaotab ta sõdureid kiiremini, kui suudab uusi asemele värvata. Kiirusega, mis on teinud 2026. aastast ülekaalukalt kogu sõja halvima aasta, kus igal kuul püstitatakse ja ületatakse uusi kaotuste rekordeid. Selle nafta- ja gaasitulu, mis oli kogu sõjapidamise rahaline selgroog, on selle enda valitsuse poolt allapoole korrigeeritud ning seda toetab vaid kunstlik Lähis-Ida hinnatõus, millel pole mingit seost sellega, mida Venemaa tegelikult saavutanud on. See kõik ei tähenda, et Venemaa oleks kokkuvarisemise äärel ja kindlasti ei tähenda see, et sõda oleks lõppemas. Putin on varemgi üle elanud hullemat poliitilist survet kui praegu. Nurka surutud Putin, kes seisab silmitsi tõelise kriisiga rindel, võib olla veelgi ohtlikum, sest Putin on korduvalt kutsunud üles tuumalahenduse kasutamisele, kui Venemaa enda ellujäämine on ohus. Aga need arvud, mida me täna vaatasime, räägivad peaaegu vastupidist lugu sellele, mida Vladimir Putin on 4,5 aastat oma rahvale müünud. See pidi olema lühike ja otsustav kampaania, mis teeks Venemaa taas suureks. Selle asemel on sellest saanud Venemaa ajaloo kõige kulukam sõda, kus territoriaalset kasu mõõdetakse ühekohalistes protsentides. Seda rahastab majandus, millel on nii otseses kui kaudses mõttes kütus otsa saamas. Kui soovid rohkem teada võimalikust peatsest mobilisatsioonist, mis võib lõpuks Venemaa kokkuvarisemise käivitada, vaata seda videot ja kindlasti telli sõjasaade, et saada värskemat teavet, statistikat ja analüüsi ülemaailmse geopoliitika ja sõjanduse kohta.